Vallavalitsuse jaoks on äärmiselt oluline tagada, et Viimsi valla ühistransport oleks jätkusuutlik ja ühe tegevussuunana on kavas avada Prangli saare ja Viimsi valla keskuse vaheline liin V10. Tegemist on siis esimese Viimsi valla sisese ekspressbussiliiniga, millega me toomegi Prangli elanikud otse oma küladest, kodutaludest vallakeskusesse ja viime tagasi. Ja üleüldiselt on Prangli elanikud seda liini avamist kaua oodanud, et oleme saanud aastate jooksul mitmeid pöördumisi ja lõpuks saab see unistus teoks. Et täna viime bussi veel üle parvlaevaga, aga kui Hansabuss saab oma tüübikinnitused korda aetud Transpordiametis, siis võib ka veebussiga edasi hakata kevade lõpul või kusagil suve algul vedusid teostama. Meil on rõõm anda teada, et oleme koostöös Viimsi vallavalitsusega loomas uut bussiliini number V10, mis võimaldab elanikel siis liikuda Viimsi keskusest otse Prangli saarele. Uut liini oleme planeerinud hakata teenindama nii-öelda amfiibtüüpi bussiga, mis kindlasti muudab reisijatele kiiremaks ja mugavamaks. Oleme selleks välja ehitanud spetsiaalse väike bussi, mis on võimeline sõitma ka vee peal. Uue spetsiaalselt tellitud amfiibbussi tellimine on väga kallis, millest tulenevalt oli meie inseneridele ja ka tehnilise osakonna töötajatele väga suureks väljakutseks ehitada siis ümber väike buss, mis vastab kõigile nõuetele ja on võimeline sõitma nii maismaa peal kui vee peal. Buss on tehtud veekindlaks, bussil on paigaldatud spetsiaalne mootor, mis võimaldab liikuda tal ka vee peal. Siinkohal sooviksingi tänada kõiki projektis osalenuid, meie insenere ja loomulikult ka tehnika osakonna töötajaid, kes on selle projekti võimalikuks teinud. Kogu projekt ei too vallale üldse täiendavaid kulutusi, vaid kõik kulud kannab siis Hansabuss. Ja pikemas perspektiivis näeme, et ka Naissaare liinil võiks selline vee- või amfiibbuss käia. Et see hoiab kindlasti vallal laevanduse pealt kulusid märgatavalt kokku.